Nii, käik, mis sobib kõikide rock'n'rolli lugude lõppu. Hakkame otsast pihta, vaatame üle siis parema käe ja vasaku käe. Parem käsi. Akordid on siis, me võime mängida kõigepealt need ülemised noodid lihtsalt. Ja vasakus on siis kokku. Ja nüüd võib seda siis mängida sellise rütmiga. Ja keerukam variant on siis mängida need parema käe noodid mitte ühehäälsena, vaid akordina. D-tuur, sextakord pööre, siis tuleb D7 fishbassiga, siis G-tuur, siis tuleb bess-tuur ass-bassiga ja siis tuleb see lõpukäik. Ja lõpuakord on D13 kõrge 11-ga, aga tegelikult on seda palju lihtsam mängida, kui vasakus käes on lihtsalt D-bass, siis siia keskregistrisse mängida D7 terts ja septim ja paremas käes mängida E-tuuri. Ja kui nüüd seda lõpuakordi kuskile mujale transponeerida, see on ka üsna lihtne. Näiteks C-tuuris mängida sama asja, priim, terts, septim ja siis D-tuur on siin üleval otsas. Et kogu aeg see, mis siin üleval on, et see on nagu toon kõrgemal olev tuur kolmkõla.